Tere hommikust, käes on kolmapäev. Väljas on ilus päikseline ilm, tuleb 10 kraadi, I'm excited. Ja mina suundun esimese asjana juuksurisse. Kelly kutsus mind Seia stuudiosse, nii et ma lähen sinna juuksur Marise juurde. Ja me tegeleme selle väljakasvuga siin. Siis ma korra mõtlesin, et kas ma uuesti lõikan endale need lühemad curtain bangsid ka, aga ma vist ei hakka, et ma jätan selle kõik nii nagu on. Lihtsalt natuke otsi vaja lõigata. Aga jaa, tuleb tegus päev. Juuksuris käidud, tulemust midagi ei näe. Valgus tuleb tagant igatahes. Ma jäin väga rahule ja nüüd ma kiirustan ärklisse, sest et me saame Aleksandriga kokku. Ta jõudis siis reedel Dubaist tagasi ja ma teadsin, et me peame väga kiiresti kohe kokku saama, kui ta tagasi on. Nii et nüüd otsustasimegi, et saame ärklis kokku, et ta praegu pigem nagu väldib rahvarohkeid kohti ja ma pakkusin, et päeval võib-olla ärklis oleks nagu rahulik, et saame jutustada, catch-upida. Mul jäi teile ennem näitamata enda cool girl outfit. Reaalselt see jakk, nagu ma tunnen ennast iga kord, kui ma seda kannan, nagu kõige ägedam tüdruk. Igatahes minu arust nii tore outfit ja nüüd ma jõudsin just koju. Ja ma käisin läbi kaubamaja ilumaailmast ka, sest et ma tundsin, et ma on kohe vaja osta endale see Olaplex number 6. Seda mulle Maris täna soovitas, minu juuksur Seia stuudios ja kuna mu juuksed on üsnagi murdunud, siis ta soovitas nagu kasutada igapäevaselt põhimõtteliselt sellist nagu juuksekreemi põhimõtteliselt, et lihtsalt niisutada neid juukseid kogu aeg. Et siis, kui nad on nagu niisutatud, siis nad ei murdu nii kergelt. Ja siis ma ostsin veel Maria kingituse jaoks või kingituse lisaks, kuna me tähistame tema sünnipäeva ülehomme, siis ma ostsin selle NYXi sädelusega lipglossi, mida me käisime Tartus koos swatchimas ka. Ja siis ma ostsin NYXist veel endale selle Pro Fix Sticki hästi heledas toonis, sest et mul on sellega, mu käsi väsib nii rahu. Sest et mul on sellega üks plaan või mõte. Ma nägin, et keegi TikTokis seda kasutas ühel kindlal viisil ja ma mõtlesin, et ma proovin ka. Aga nüüd ma ei teagi, kas ma tänasest rohkem midagi teile üldse jagan, sest et tegelikult mul on põhimõtteliselt vaja filmida koostöövideo. Õhtu on käes, kell on juba 5:30. Ja siis mul on vaja monteerida vlogi, nii et nagu täna midagi väga põnevat mul rohkem näidata ei ole, nii et ilmselt ma täna siin lõpetan. Ja kas te nägite, kui ilus hele tulemus? Ütleme nii, et see seis on üsna halb mu juustega ja me lõikasime päris palju otsi ära. Ma olin juba mingi, mul on nii pikad juuksed, aga tegelikult need otsad olid ikka sellised väga hõredad ja need oli parem maha võtta ja ma ei tea, nii värske ja ilus kohe lihtsalt. Ja me nagu ei teinud ülimalt heledaksid neid juuri, sest et mulle meeldib, kui on nagu selline sujuv üleminek ja pigem nagu tahaks neid juukseid ka hoida. Ehk siis selline, ma olen nii rahul lihtsalt, minu arust nii ilus. Ja Kelly oli ka seal koha peal, nii et sain talle ka öelda, et tõesti väga hea asjaga on nad hakkama saanud, et see salong oli tõesti väga nagu ilus ja mõnus ja siuke hubane ja et väga äge. Mul on täna väga huvitav hommikusöök. Mul on selle Forte juustuga toorvorstid, üks muna ja siin on feta juustuga. Ja miks selline veider hommikusöök te küsite? Sellepärast, et ma pean praegu lihtsalt sööma ära asju, mis mul on, sest et ma lähen juba ülehomme Iirimaale Laurale külla.
ma sellest räägin, ma arvan, varsti lähemalt, aga esiteks on selle tõttu mul ka siuke ärevus, et ma pean igasugused asjad tehtud saama, kuna see otsus sai vastu võetud eelmine nädalavahetus, et ma üldse lähen. Siis see kõik on väga kiiresti tulnud ja seega ma lihtsalt nagu miljon asja kogu aeg kuklas, mis peab saama tehtud enne, kui ma lähen laupäeva õhtul. Ja meil tuleb veel Maria sünnipäeva tähistamine siin homme, nii et aeg on limiteeritud. Ja igatahes sellepärast ma pean ära sööma asjad, mis mul külmikus lihtsalt on. Ja juurde ma ei tohi midagi osta. Nii et jah. Nii, ma teen siin oma meiki ja nagu ma eile näitasin, siis ma ostsin selle NYXi Fix Sticki. Ja mu mõte sellega oleks nagu asendada, ma ei tea, kas äkki võib-olla jääb imelik, aga asendada see hele Kylie Jenneri paletist, see hele Base Tone sellega. Mu saab see nagu nii varsti otsa ka ja ma tahaks nagu mingi tugeva pigmendiga hele asi, mida ma saaks kanda siis siia lau peale. Aga ma ei tea, kas see vajab nagu kinnitamist või kas ta lihtsalt nagu kuivab ise ära siia. Igatahes ma nägin TikTokis mingi tüdruk kasutas seda nii, et ta ennem kasutas tegelikult mingisugust nagu kreemlauvärvi matti. Aga siis vist, ma ei tea, kas lõpetati selle tootmine või mingi teema oli. Ja siis ta proovis sellega ja see toimis. Ja minu arust ta ütles, et see kuivas nagu ilusti ära ka. Et ei pidanud nagu kinnitama millegagi. No ma ei tea, see ikkagi ei ole nii hele, kui ma tahaksin. Ja siis see kaotab oma mõtte, kui ma nüüd selle ikkagi kinnitan selle puuder lauvärviga. Aga ma vist praegu ikkagi teen seda, sest et mul on vaja, et kõik püsiks ja oleks ilus. Ma vist ei ole öelnud, mis tänane päevaplaan on. Täna mul on vaja salvestada podcast, monteerida podcast valmis, üles laadida see. Siis mul on vaja pesu pesta ja siis mul oleks vaja tegelikult kohver pakkida täna ära Iirimaale minekuks. Ühtesi ka proovida läbi igasugused outfitid ja ma pean nagu väga targalt pakkima. Ja igatahes ma tahan seda täna teha, sellepärast et homme on siis Maria sünnipäeva pidamine. Tema tuleb siia juba mingi kella 4 või 4:30 või midagi sellist jõuab siia minu juurde. Siis ta jääb siia ka pärast ööseks. Ja laupäeva me plaanisime ka koos veeta enne, kui mul üldse tuli see Dublini plaan. Nii et ma tahaks, et mul oleks kõik nagu pakitud ja tehtud selles osas. Ja siis ma pean tegelema ühe väga põneva asjaga. Nimelt tuleb esimene Kirstordil podcasti üritus. See tuleb midagi sellist nagu mängulist. Ma ei nimetakski seda vestlusõhtuks, vaid pigem ta on nagu selline fun girls night. See tuleb siis Pornstar Martini and Bingo night. Ja ma arvan tõesti, et see saab olema nagu mega fun. Lihtsalt selline lõbus õhtu tüdrukutega. Ja mul on plaanis ka üllatuskülaline. Ja üldse ma olen ise nagu tõesti nii elevil, et midagi sellist teistsugust korraldada. Ja ma korraldan seda täitsa üksinda. Igatahes, kui veel pileteid on müügis, siis ma panen lingi descriptionisse. Et mul on seal väga piiratud arv ka VIP-pileteid. VIP-piletiga kaasneb siis korralik kingikott. Ja neid on tõesti väga vähe, nii et ma ei tea selleks ajaks, kui see video üles läheb, et kas neid on alles, võib-olla on, ma ei tea üldse. Ma tegelikult nagu natuke pabistan selle pileti müügi pärast, et kui ma nagu üksinda teen asju, et kas inimesed tahavad tulla ja kas ma müün ikka välja ja kõik see. Aga jah, mu lemmikkohas Ärklis, seal on ju linna kõige paremad Pornstar Martinid, nii et ilmselgelt ma teen seal. Ja ma olen väga elevil ja natukene hirmul ka. Aga jah, ühesõnaga selle ürituse nagu visuaalid on mul vaja täna luua. Või siis äärmisel juhul homme, aga väga hea oleks, kui täna saaks kirjelduse paika ja need visuaalid paika. Et see peab mul juba kohe varsti laivi minema. 18. aprill igatahes toimub üritus. Natuke värskendasin oma juukseid. Issand, need on ikka nii harjumatult lühikesed praegu.
jah, aga parema eesmärgi nimel, et nad oleksid paksemad, ilusamad, tervemad. Ja ma kasutasin ühtlasi ka esimest korda oma seda Olaplex number 6. See ongi siis nagu juuksekreem, mis aitab juukseid tugevamana hoida, vist eile ka seletasin, ja sa võid seda panna nii niisketesse kui ka kuivadesse juustesse ja mina panin siis praegu lihtsalt kuivadesse juustesse väikese koguse, sest et noh, mul ei ole väga paksud juuksed. Ehk siis lihtsalt, et nad oleksid elastsemad ja kui nad on elastsemad, siis nad ei murdu nii kergesti. Võt, see on see loogika. Igatahes, nüüd ma panen oma setupi valmis ja salvestan podcasti ära. Ma tegelikult ideaalmaailmas oleksin 2 podcasti episoodi salvestanud, aga lihtsalt pigem ma praegu teen nagu hädavajalikud asjad kõik ära. Ja peaasi, et ma need jõuan ja kõik ekstra, noh, see jääb lihtsalt järgmisse nädalasse. See on järgmise nädalaga asja probleem. Podcasti episood salvestatud. Kuidagi jutukanalid olid täna lahti. No lihtsalt jutu voolas niimoodi, et ma ei jõudnud isegi kõiki voice ette võtta, mis mul olid välja valitud. Aga noh, väga hea. Nüüd on tehtud. Ma joon oma uut lemmik Heavenlit, mis on see virsiku oma. See on tõesti nagu nii hea. Aga tegelikult nüüd ma mõtlengi, et esimese asjana ma võiksin panna pesu pesema või saan ennem panna, et muidu võib-olla jääb taustale see mingi pesumasina müra. Nii et ma võiks pesu panna pesema ja siis ma hakkangi kohe monteerima. Ma olen nii pinges praegu, samas ma olen nii elavest, ma just filmisin selle nagu teaser video oma selleks Kirstordil ürituse announcementiks. Aga see ei olnud isegi mu to-do listis sees ja vaadake, see ajab mind närvi, kui ma teen mingi asja ära ja siis ma ei saa isegi seda linnukest panna, sest see ei olnud mu listis ja see siin listis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asja, mis on tegemata. Igatahes nüüd ma hakkan kokku panema seda koostöövideot, mis ma eile filmisin. Selle ma pean ilusti täna kokku saama, et ma jumala eest ei peaks Iirimaal seda tegema. Nagu mingid minitööasjad, okei, nagu sellist väljalülitamist ma ei tee ilmselgelt nagu Sri Lankal, aga ma siiski nagu I want my girly time. Ma tahan lihtsalt nagu, ma tahaks öelda väikest aperoli ja shoppingut, aga aperoli ma ei joo. Nii et midagi muud, väike mull ja väike fun. Issa, ma olen nii valmis, aga ma ei saa praegu midagi siin valmis olla. Mul on vaja ennem veel nii palju teha. Igatahes väike menti bee ja ma ei julge. Ma nagu tahaksin Red Bulli, aga ma ei julge seda juua, sest et kas te kuulate mind? Ma juba praegu olen siuke No nii, ma olen siin jõudnud selleni, et ma pakin kohvrit. Ja selleks ma proovin läbi igasuguseid outfit'e ja korra tekkis mõte, et ma ei ole ammu oma nende leopardi pükstega käinud, et äkki võtaks need kaasa. Aga ma proovisin neid jalga, proovisin selle tagiga, sest selle ma tahan kohe kindlasti võtta või sellega minna, ma ei tea veel. Ja siis ma ilmselt panen oma pruunid Adidase spetsiaalid jalga ja siis siin oli lihtsalt nagu 3 erinevat pruuni ja ma olin mingi okei. Nope, ja nagu leopardi püks on liiga vähe versatiilne. Kas see on sõna? Ma ei tea. Ehk siis ma tahaks ikkagi võtta rohkem siukseid asju, mida ma saan nagu igat moodi mix and matchida. Vaata mitu päeva ma olen 4 täispikka päeva koha peal. Ma arvestan niimoodi, et on nagu mingi päevased outfitid ja siis igaks juhuks nagu siukest paar nagu mingit õhtusemat varianti. Okei, ma rohkem ei jaganud teiega kohvri pakkimisest mitte midagi, sest et mul jõudis vahepeal väikene mental breakdown olla, mitte ükski asi mulle ei sobi, ma ei suuda nagu välja mõelda,
kuidas võtta kaasa võimalikult vähe asju ja kombineerida võimalikult palju outfit'e. See kõik oli väga keeruline, aga lõpuks ma arvan, et mul on vajalikud asjad kohvris. See kohver näeb väga värvitu välja. Ainult ma panin selle Desiguali roosa koti sinna, mida eelmises vlogis näitasin. Ja siis selle helekollase tanktopi, mis ma Reservedist ostsin. Need on ainsad värvid, mis seal on. Kõik ülejäänud on must, valge, hall. Et võib-olla see saab ka olema natukene Dublini shoppingu fookuseks, et natuke rohkem mingit värvi. Et mulle tegelikult ikkagi meeldib, kui enamus outfitide juures on mingisugune pop of color. Et jah, riided ja kingad on mul pakitud. Üldiselt ma saan igasuguseid asju ka Lauralt laenata. Ma praegu just hakkasin mõtlema, mis parfüümi ma võtan. See on nii keeruline. Õnneks jällegi Laural on ka häid lõhnasid. Meil on nagu üsnagi palju kattub see lõhna maitse. Et selles suhtes on tore. Ja ega kui palju ma siin üldse midagi võtan. Mõtlesin, et need lainelokitangid vist võtan. Neid minu arust Laural ei ole. Ja mul on juba halo sisse tehtud need ja halo ma võtan ka kaasa. Ehk siis nagu ühesõnaga. Oh my god, lõpuks on käes õhtusöögi aeg ja õhtusöök tuleb mul koostöös Santa Mariaga. Sest et Santa Marial tulid välja siis eriti õhukesed tortillad. Ma ütleks, et tänase õhtusöögiga ma olen nagu inspireeritud nendest Big Mac takodest, aga ma teen neid nagu natuke teistmoodi. Et väikse siukse twistiga, aga tulebki siis siuke nagu taco purksi vahepealne toode. Ma lõikan kõigepealt natukene jääsalatit väikesteks tükkideks. Siis ma praen hakkliha ja ma lisan siia seda cheesy taco mixi. Lisan siia natukene vett ka. Ja siis tuleb selline kaste, et ma panen natukene hapukoort. Siis panen majoneesi. Ja siis panen seda taco soossi. Siis meil on midagi sellist siin. Siis ma võtangi need eriti õhukesed tacod. Panen siia kastet, hakkliha. Mozzarella juustu. Jääsalatit. Ja kui soovid, võid panna marineeritud või haput korki. Ja ongi valmis. Kui tahad, siis võid veel seda pannil ka kuumutada. Mina ei viitsi asutades pannil kuumutada ja ma lihtsalt söön seda niimoodi. Mega hea. Nagu veits selle Big Mac taco vibe'iga, aga samas siukse nagu ekstra maitsega. Ja siuke hea lihtne asi, mida teha, võtab 10 minutit ja ongi valmis. Et tööpäeva õhtul ka siuke hea kiire. Ja ei ole tegelikult üldse palju nagu komponente. Nii et soovitan. Tere hommikust, käes on reede. Mina suundan trenni, lähen teen kardiopäeva. Ja ilus päike on väljas, kuigi tugev tuul, aga vähemalt päike on. Trenn sai tehtud. Mu näost on ilmselt näha, et oli korralik, nagu punane, nagu peet. No nii, ma ei olegi peale trenni ühtegi klippi teinud. Ma tulin koju ja ma olen lihtsalt olnud selles go tsoonis. Ja ma olen vist saanud tehtud kõik oma asjad to-do listist peale koristamise. Et kuna Maria ja Joanna tulevad minu juurde mingi 4:30, siis me sätime koos ja siis me lähme Maria sünnipäeva tähistama Aamenisse. Ma ei ole kusjuures seal kordagi käinud ja minu teada Maria ka ei ole. Aga tundub täiega äge koht. Ma imestan, et ma ei ole rohkem nagu sotsiaalmeediast selle kohta näinud. Ja mul fake tan praegu cookib. Ja ma sain kätte oma MyProtein'i tellimuse. Ma võiksin teile ka näidata, mis ma tellisin. Natukese aja pärast näitan, ma ennem koristan. Ja siis ma näitan, mis ma tellisin. Mul jätkub nüüd MyProtein'iga koostöö. Nii et alati saate kasutada minu koodi KAISA-E. See annab igal juhul
mingi sooduka, tavaliselt -40% ja siis mingitel kindlatel päevadel annab siis suurema sooduka ja sellest ma annan alati teada siis Instagramis. Ja mis ma veel sain vahepeal teada? Kõik mu eilne pakkimine läks põhimõtteliselt vastu taevast, sest et Laura täna kirjutas, et Dublinis on ikkagi väga külm, seal on praegu näiteks feels like -6. Ja ma nagu kuidagi ikkagi arvestasin rohkem sihukese ilmaga, nagu meil siin on, juba sihuke kevadisem, aga seal on ikkagi isegi jahedam. Nii et ilmselt ma lähen hoopis oma villamantliga. Ma lootsin, et ma saan juba nagu kevadisemad jakid võtta, aga ma ikkagi võtan oma nahktagi kaasa. Nii, sain koristatud, ma ei teinud teile ühtegi klippi, sest ma lihtsalt nagu mega kiiresti siuh-siuh tegin üle. Ja siis ma pakkisin ära Maria kingitused. See on see sama pakkapaber, mida ma küll jõuludel kasutasin, aga minu arust see ei ole nagu super jõululik, nii et. Ja ma loodan, et ma saan Maria reaktsiooni ja kingituste avamise ka teile siia. Ja siis nüüd võtsin halo välja. Siit need lokid on kuidagi täiesti välja vajunud, nii et ma teen siia uuesti lokke sisse. Siis teen enda juustesse lokid ära. Siis ma võiks teile näidata MyProteini hauli. Siis tegelikult juba tüdrukud jõuavadki. Nüüd tuli praegu meelde, et ILU saatis mulle Erboriani pakikese. Kusjuures ma olen ainult ühte nendest seerumit proovinud, see kahjuks mulle ei sobinud ja rohkem ei olegi ühtegi toodet neid kasutanud, isegi mitte seda ülikiidetud CC Red Correct. Minu arust on see nagu kõige populaarsem toode. Aga jah, siin on siis nagu siuke CC kreem, siis on mingi kreem veel ja siis on seerum. Igatahes väga põnev. Jäävad ootele. No nii, mul on siin selline sünnipäevaprintsess. No nii ilus kleidikene. Ja mina panin Maria auks roosa, ta ise polegi roosas täna, aga mina olen. Ei ole. Et muidu ju Maria on roosa printsess, aga noh, siis mina olen nüüd roosa lihtsalt. Niimoodi, et me isegi ei leppinud kokku. Ei, me ei rääkinud midagi, ma ei teadnud. See nii pidi minema. No nii, kingituse avamine läheb lahti. Kas on vahet kumba? No see põhikingitus on see siin, ehk siis ise tead kumba sa nagu, mis sa ennem tahad. No roosa. Ma olen tahtnud seda. Ma mõtlesin, et kas sa oled näinud neid, nii nostalgiline. Ma olen näinud neid ja siis ma nägin seda nüüd sul vlogis koos Eenaga. Ja siis mul nagu, et damn girls, mind ei huvita, kuidas see lõhnab. Kui see on sparkly, I want it. Selle ma tellisingi sulle sealt. Kas see on see, mida sa ütlesid, mingisuguse sa ütlesid, et ma ei näita praegu? Jaa. See on lihtsalt see pakend ja kõik on nii nagu nostalgia. Ma lihtsalt kuskile panen, siis kõik nagu... Ilus lihtsalt. See on nagu mingisugune... mingi maagia pudelis lihtsalt. Väga ilus. Seda ma nägin, ma ei kohe mingi Maria. Jaa, see on mina. See on mu nüüdseks.
uus lemmik Red Bull. See on ülihea. Mulle ka väga maitseb see tõesti. See on, ma vaatan korra neid viisessu vahepeal. Siin on siis silma eyepatches. Ja lihtsalt siuke, kui tahad. Jah, enda eest hoolitseda, ikka roosad sädelevad. Lip Perfector. Vaata seda, tee lahti korra. See on nagu lihtsalt siuke hästi armas beebiroosa. No ega ta huule peale, ma ei tea, kui tugevat ta. See on nagu palm, aga nagu... Ui. No on ju see täpselt õige beebiroosa. See on nii nunnu pisikene on ka. Aga ma ei tea. Nagu selle... Pressid sealt välja nagu. Ja siis, jah. Isver. Seda... Ma kavatsesin minna ostma seda, ma tahtsin minna... Ma mõtlesin, kas sul on, kas sa nüüd ostsid või ei ostnud? Yes! Ei jõudnud, see on see NYX Jelly Job. Hästi sädelev. Hästi. I love it. Sellest oleks piisanud, miks on vaja 2 teha? No, mulle lihtsalt tundus see teine, mis see põhikingitus... See on siis nagu mu esimesed 15 aastat ja see... Teised 15. Sest et see põhikingitus on lihtsalt... Ma nägin seda ja ma tundsin... et see võiks olla midagi, mis sulle väga meeldib. Ja ma lihtsalt nagu pidin selle võtma sulle ja ma võtsin ise endale ka selle. Et tundus nagu midagi, mis meile mõlemale võiks meeldida. Aga isegi kui ei meeldi, siis on täiesti okei. Siis tee, mis tahad sellega, võid maha ka müüa. See on parfüüm. See on nagu minu arust experience, kui sa nüüd hakkad seda lahti tegema. Et see on lihtsalt see pakend, see kõik on nagu... No ma algul mul nagu, et ja siis ma lugesin, et Elixir de Parfum. Kas see on see, et on mitu erinevat? Või on ei, see üks. Ja väga hea püsivusega ja see lihtsalt see pakend ja see kõik on nagu, noh. Wow. Wow. What is happening? Nagu mingid inglitiivad või liblikatiivad või ma ei tea isegi, mis see on. What is that? Nagu... Ja minu arust see on nagu täpselt see lõhn nagu, et sa oled duši alt tulnud, sa oled puhas ja selline nagu clean girl, ta on hästi raske ja selline nagu... Jaa, kas see käib lahti ka? Tõmbad selle lihtsalt ära, see on nagu kork ja magnetiga siuke. Wow. Ma arvan, sa pead kuskile seda laskuma, vist ei tunne nii sama. Ai, see on nii teistmoodi. See on nagu... Minu ettekujutus oli hoopis teine sellest. Selline puudrine, seebine. On jah, aga mulle meeldib selline. Ma tean, et sulle meeldivad need nagu puhtus ja nagu duši alt tulnud ja selline on ju. Siuke nagu, et sa oled just värskelt nagu, ma ei tea, puhas tüdruk. Nagu, ma ei tea, hästi selline. Ja minu arust see on nagu sellist sorti lõhn. Ma arust nagu ka kuidagi, kui Maria peale mõelda, et siis nagu seda nagu lõhna nuusutades, siis on täpselt siuke... Et jah, see võiks Maria olla. Kindlalt, lihtsalt nagu see on täiesti teine kui kõik need parfüümid, aga mul on üliväike kollektsioon nendest. Ja ma nagu kindlalt koju jõuan, siis mul nagu, ma hakkan nagu kasvatama seda enda peal nii-öelda. Natuke nagu meenutab mingi kreemi mu jaoks. Jaa. On sa oled nagu, ongi täpselt see, et sa duši alt tulnud. Kreemitanud. Ja siis kreemitanud peale seda ja sa lihtsalt mingi... Ja siis sa lähed sinna diivani peale ja oled nagu mingi tõmbad ennast sossusse ja tunned seda mõnusat puhast kreemi, siukest kreemist lõhna. Jaa, siuke hoolitsetud. Ja hoolitsetud, täpselt selline. Täiega. Love it. Aga ja nagu siuke, vaata nagu, et mitte mingi Nivea kreemiga, vaid ikkagi nagu mingi... Jah, mingi kvaliteetsem. Jah, siuke... Ja selle ma tellisin endale ka, sest mulle tundus ka, ma nootide põhjal ja arvustuste põhjal selle tellisin. Ei mäleta praegu mitte ühtegi, aga nagu inimesed kirjeldasidki seda arvustustes niimoodi, et nagu ongi puhas ja selline, et hästi paljud ütlesid, et nad tellisid ilma nuusutamata selle ja et meeldib, et nagu blind buy, aga et sobis. Ja siis ma sellepärast nagu julgesin nii endale kui sulle tellida selle. Väga lahe, mega lahe pakend. See pakend on nagu... mida helmi. Valmis! No nii. Jah, aga see on nii suur see.
tegelikult siin on ikkagi šoti jagu, ma arvan. Kas see mahub siin sisse, ma ei tea. aga selle... See painting on küll ilus siin peal. Ei vaatame, kuidas siis maitseb. Baarika pulber ja siis tegi mingi Seda oli see šarloon. See on see ananasi mahaga. Just hea sulle sobib, sest see jätta nahka rasvaseks. Sellepärast mulle need koorjad nii meeldivad. Ma vihkan, kui nahk jääb rasvaseks. Kuna ma nagu räpane, vaata. Jaa, see on fake tanniga ka hea, kui ei jää vaata rasvane. Ja tahan ära Ma tahan ka need on kõige paremad koorjad üldse, need lõhnad, mis neil on siin crazy. Mul on kodus. See on, ma sulle kinkisin Jaa, Maria kinkis mulle selle. Aga ise ei ole veel rahatsinud oma lasta, vaata, aga see... Oh my god! Ja Tõesti nii mõnusaks teed maha. väga hea, väga-väga hea. Aitäh šokolaadi! Nii nunnu roosa kingitus. No muidugi sulle roosa. Oli jah? Palju õnne, kallis Maria! No nii, hommikut alustame Gallery Cafes tüdrukutega ja hakkame vaatama siis. Tulime Bossi vaatama, siuke tore komplekt ikka. Minu outfit of the day. No vaadake seda kampsunit. Ma proovisin juba nahtagiga. I need it. Nii, ostud on tehtud. Kampsuni ostud. Ma mõtlesin, et ma toon ühte poodi kaasa ja siis ma lähen autosse ja 90 € hiljem. Ja seda Anette sai selle helekollase kampsuni, mida mina väga tahtsin. Üks oli alles ja täpselt see suur. Ja mul on seesama praegu mustana seljas. Aga helekollase. See on kõige parem kampsun. Ja, noh, ma äkki loodan, et seda tuleb veel juurde, aga mina ostsin selle valge igatahes ära. See on mega hea, siuke juicy, magus, ma ei tea isegi, väga hea. Ja see ka on selline unisex värske. No nii, ma ei olegi täna eriti palju teile tegelikult midagi vloginud ja ütlen ausalt, et kuidagi ei jaksanud, ei viitsinud ja ühtlasi mõtted on ka ikkagi seal, et ma jumala eest saaks kõik asjad kaasa pakitud, sest mul läheb juba täna ju lend paari tunni pärast ja kuidagi nagu siuke go mindset on olnud, ehk siis kuidagi see vlogimine on jäänud tahaplaanile. Aga siin ma tõmbangi otsad kokku, et järgmine vlog tuleb siis Iirimaa vlog, St. Patrick's Day ja ma olen ise täiega elevil, nii et loodan, et see tuleb ka tore vlog ja loodan, et sa nautisid seda vlogi ka. Eks ma siis kokku pannes näen, mis siit kokku tuli. Aga suur aitäh sulle, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!